Tere sõbrad, mina olen Oli History Profilesist ja tänases videos vaatame lähemalt Madame de Montespan'i elu, kes oli kuningas Louis XIV kuninglik armuke ja keda mõned nimetasid tõeliseks Prantsusmaa kuningannaks. Tal oli aga tume saladus, mis tuli päevavalgele kurikuulsa mõrvaskandaali ajal, mida tuntakse mürkide afäärina. Tema süüdistajad väitsid, et ta kummardas kuradit, et võita kuninga süda. Françoise Athénarise de Rochechouart de Montemar, tuntud kui Madame de Montespan, sündis 5. oktoobril 1640 oma perekonna lossis Lääne-Prantsusmaal. Ta pärines 2 aadliperekonnast, kelle suguvõsa ulatus sajandeid tagasi. See aadli pikaajalisus oli märkimisväärne, mis tähendas, et tema vanemad olid väga kõrgest soost. Tema isa oli Gabriel de Rochechouart, Montemartsi hertsog, Donnay prints. Ja tema ema oli Diane de Grandson, õuedaam Austria Annale, Prantsusmaa kuningannale. Lapsena olid tema vanemad hõivatud õukonnas, mis tähendas, et ta pidi viibima oma perekonna mõisas ja õppima koduõpetajate käe all. Vahel saatis ta oma ema õukonda Louvre'is, kuid see lõppes 12-aastaselt, kui ta saadeti kloostrikooli. Ta jäi sinna järgmiseks 5 aastaks. Selle aja jooksul õppis ta lugema ja kirjutama korralikul tasemel ning omandas ka veidi matemaatikat. Kuid kõige tähtsam oli see, et talle õpetati religiooni ja kombeid. Öeldakse, et Françoise oli väga usklik tüdruk ja jätkas noore naisena regulaarselt missal käimist ning armulaua vastuvõtmist. 1658 aastal lahkus Françoise koolist ja 2 aastat hiljem, 20-aastaselt, sai temast Inglismaa printsess Henrietta Anne, kes oli kuningas Louis XIV venna abikaasa õuedaamiks. Muidugi sai ta selle positsiooni tänu oma ema mõjule ja oma perekonna kõrgele seisusele. 1661 aastal kihlus Françoise mehega nimega Louis Alexandre de la Trémoille, aga see polnud määratud juhtuma. Õnnetute sündmuste jadas pidi Louis Alexander Prantsusmaalt põgenema, kui ta oli oma sõbra sekundandiks duellis. 8 mehe kakluse tagajärjel tapeti 1 mees, mis tähendas, et kui tema kihlatu poleks riigist põgenenud, oleks ta tõenäoliselt hukatud. Kuid mitte kaua pärast seda kohtus Françoise selle sama duellis tapetud mehe noorema vennaga. Tema nimi oli Louis Henri de Pardillon de Gondrin, Montespan'i marquis. Nad armusid peagi ja abiellusid seejärel 1663 aasta jaanuaris Pariisis. Françoise, nüüd proua de Montespan, sünnitas varsti pärast seda lapse, kelle nimeks sai Christine. Seejärel sünnitas ta 1665. aastal poisslapse, kelle nimeks sai Louis Antoine. Kahjuks oli tema abikaasa hasartmängusõltlane ja impulsiivne oma kulutamisharjumustes. Ilmselgelt põhjustas see perekonnale palju rahalisi raskusi. Paar elas kenasti majas Louvre'i lähedal, mis võimaldas Madame de Montespanil käia õukonnas ja täita oma kohustusi Orleansi hertsoginna õuedaamine. Õukonnas oli ta tuntud oma suure ilu ja suurepäraste näojoonte poolest. Lisaks oli ta suurepärane vestluskaaslane, kellel oli terav vaimukus ja sarm. Tema oskus sõnadega ümber käia tegi ta õukonna meeste jaoks väga köitvaks ning loomulikult püüdsid paljud kosilased teda võita, hoolimata sellest, et ta oli abielus. Tema ilu ja sarm köitsid kiiresti kuningas Louis XIV tähelepanu, kes peagi hakkas talle kossi ajama. Pole teada, kumb neist 2 soovis teist vallutada, kuid tundub, et mõlemad olid huvitatud intiimse suhte alustamisest. Nende suhte esimesed märgid ilmesid 1666 aasta talvel ja 1667 aasta maiks nähti neid kahekesi üksi. Sel ajal oli Louis XIV ametlik armuke Louise de la Vallière, kelle positsiooni soovis Montespan endale saada. Vaatamata kuninga varasemale kiindumusele la Vallière'i vastu, näib, et ta hakkas temast aegamisi huvi kaotama ja soovis suhet Montespaniga. Kuigi la Vallière teadis Montespani kavatsustest, oli ta naiivne ja uskus, et kuninga süda kuulub talle.
mistõttu oleksid kõik Montespani katsed asjatud. Väidetavalt naeris ta isegi tema õnnetute pingutuste üle. Kuid just see suhtumine põhjustas peagi Lavalieri positsiooni kaotuse. Sel ajal olid nii Lavalier kui ka kuninganna Maria Theresa rasedad ning palusid seetõttu Montespanil kuningat privaatsetel õhtusöökidel lõbustada. Montespan oli võitnud mõlema naise sõpruse, kuid peagi kahetsesid nad, et lasid tal kuningaga nii lähedaseks saada. Ühel korral märkas Madame de Montespan, et kuningas piilus teda, kui ta end pesi. Väidetavalt lasi ta siis oma rätiku maha kukkuda, võimaldades kuningal silmailu nautida. Pärast seda ei tundnud kuningas Lavalieri vastu enam suurt huvi, kuid uue suhte varjamiseks hoidis ta teda mõnda aega enda lähedal ja lasi mõlemad daamid isegi ühendatud tubadesse paigutada, mida nad pidid jagama. Lavalier jäi veel mõneks aastaks õukonda, kuid pärast seda, kui ta kaotas oma positsiooni Montespanile, lahkus ta lõpuks ja astus kloostrisse. Kuigi Montespan oli tuntud oma ilu ja sarmi poolest, on tõenäoline, et see polnud ainus põhjus, miks ta suutis kuninga poolehoidu nii kergesti võita. Erinevad ülestähendused ja tunnistused kurikuulsa mürkide afääri ajal väitsid, et umbes 1665 aasta paiku hakkas Madame de Montespan külastama meediumit nimega Catherine Monvoisin, keda tunti kui Lavoisin. Ta oli kurikuulus allilma tegelane, kes pakkus erinevaid teenuseid alates ennustamisest, abortidest, mürgist ja muust. Nende teadete kohaselt oli Montespan otsustanud võita kuninga südame ja saada tema ametlikuks armukeseks. Väideti, et Montespan kasutas kuninga peal afrodisiaakume, võrgutas teda ja osales lõpuks mustadel missadel, et võita tema süda. Väidetavalt kutsusid nende rituaalide ajal Lavoisin ja Montespan välja kuradi ning palvetasid tema poole, et saada kuninga armastust. Ühes kirjelduses sellest, kuidas neid rituaale läbi viidi, seisab järgmist. Pikk must sameditükk laotati altari peale ja selle peale heitis kuninga armuke end täiesti alasti. Süüdatud oli 6 musta küünalt. Teenistuse läbiviija pani selga hõbedaga tehtud salapäraste märkidega tikitud kasuula. Kuldne bakteen ja karikas asetati elava altari paljale kõhule. Kõik oli vaikne, välja arvatud jumala teotav liturgia madal monotoonne pomin. Abiline hiilis ettepoole, kandes sülesimikut. Laps hoiti altari kohal, terav lõige üle kaela, summutatud karje ning soojad tilgad langesid karikasse ja voolasid alloleva valge kuju peale. Laip anti Lavoisinile, kes viskas selle külmavereliselt ahju, mis oli selleks otstarbeks valmistatud, ja hõõgus valge kuumalt oma raevus. Neid musti missasid kasutas Montespan väidetavalt mitte ainult selleks, et võita kuninga süda, vaid ka selleks, et seda hoida niipea, kui ta hakkas huvi tundma teise naise vastu. Hoolimata ulatuslikest tunnistustest ei olnud ühtegi lõplikku tõendit, mis seoks Montespani Lavoisiniga ja tema tegudega. Mis iganes nende süüdistuste tõdega polnud, sai Madame de Montespanist lõpuks kuninga uus armuke 1667 aasta juulis. Hoolimata kõigest, mis õukonnas toimus, oli Montespani abikaasa kuidagi ikka veel teadmatuses oma naise afäärist. Ta oli olnud eemal, teenides armees ja alles 1668 aasta juunis sai ta teada, et tema naine ootab kuningalast. Kui Louis Henri sellest teada sai, muutus ta vihaseks ja vägivaldseks. Ühel korral lasi ta oma tõlla mustaks värvida, öeldes, et leinab oma naise kadumist. Pärast lühikest vangistust saatis Louis XIV ta pagendusse Prantsusmaa edelossa. Järgmisel aastal lubati tal tagasi armeesse, kuid pärast ühe tüdruku röövimist ja koos oma meestega kodanike ründamist oli tal sunnitud Hispaaniasse põgenema. Alles 1674 aastal vormistati Montespani ja tema abikaasa ametlik lahuselu. 1669 aastal sünnitas Montespan oma esimese ühise lapse kuningaga. Aja jooksul sündis neil veel 6 last. 1673 aastal tunnustas Louis XIV paari 3 elus olevat last seaduslikeks
ja andis neile kuningliku perekonnanime de Bourbon. Montespan oli õukonnas väga hõivatud ja tal oli vähe aega oma laste eest hoolitsemiseks. Seetõttu veetsid nad suurema osa oma lapsepõlvest oma kasvataja Madame Scarroni juures, kes oli ka Montespani lähedane sõber. Kuna Montespan oli kuningaga abielurikkumist toime pannud, hakkas Rooma katoliku kirik teda vaenlasena nägema. Ühel korral, 1675 aastal, palus Montespan preestrilt patukahetsust, et saada ülestõusmispühade armulauda. Kuid see preester, teades tema skandaalset ja ebapüha mainet, keeldus talle patuvabastust andmast, öeldes: "Kas see ongi see proua, kes kogu Prantsusmaad skandaalitab? Minge ja jätke oma šokeeriv elu maha. Ja siis tulge heitke end Jeesuse Kristuse teenijate jalge ette." Seni oli mõned nimetanud Madame de Montespani tõeliseks Prantsusmaa kuningannaks. Tema mõju tõttu õukonnas ning pikaajalise romantilise suhte tõttu Louis XIV. Kuid tema niinimetatud valitsemisaeg sai hävitava lõpu 1677 aastal, kui ta seostati 10. suurima skandaaliga, mürgiskandaaliga. Pärast põhjalikku uurimist võeti Lavoisier lõpuks kinni ja teda üle kuulati. On võimalik, et teda ka piinati, kuid kindel on see, et teda hoiti pidevas joobes, et ta räägiks. Lõpuks andis ta välja oma kõige tuntuma kliendi nime, Madame de Montespan. Lavoisier väitis, et Montespan ostis temalt armujoovastajaid ja korraldas koos temaga musti missasid, et võita ja hoida kuninga soosingut rivaalsete armukeste ees. Kuigi tema ülestunnistustest kaugemale ulatuvaid tõendeid ei olnud, mõjutas see tema mainet märkimisväärselt negatiivselt. Peal selle uskusid paljud, et Madame de Montespan oli samuti vandenõus kuninga tapmiseks. Oli teada, et tema suhe Louis XIV polnud enam nii tugev kui varem. Kuningas oli üles näidanud huvi Fontage'i hertsoginna vastu. Mõned uskusid, et Montespan oli valmis kuninga mürgitama, kui Mademoiselle Fontage peaks teda asendama. Siiski suri Mademoiselle Fontage 1681, aastal enne, kui suhe kuningaga jõudis areneda. Muidugi, arvestades olukorda, arvasid mõned, et tema surm oli Montespani töö, kuid tõenäoliselt suri ta siiski loomulikku surma. Tõenäoliselt langes veelgi rohkem kahtlusi Madame de Montespanile tänu tema teenijannale, keda sageli mainiti seoses Lavoisieriga. Politsei kindralleitnant Gabriel Nicolas de la Reine, kes vastutas skandaali lahendamise eest, märkas Montespanile omistatud väidetava kuninga mürgitamise vandenõuga seotud tunnistustes palju vastuolusid. Seega on tõenäoline, et ta oli nendes süüdistustes süütu. Kuningas oli šokeeritud nende süüdistuste üle oma laste ema vastu ning lasi kiiresti kõik, mis Montespani vastu oli, ümber lükata ja varjata. Näiteks andis ta käsu Montespani vastu antud tunnistuse toimikust eemaldada. Pärast seda vangistati Montespanile süüdistusi esitanud isikud salaja eluks ajaks. Muidugi ei küsitletud Montespani kunagi ega lastud tal oma süüdistajatega silmitsi seista. Järgnenud aastatel hakkas ta üha aktiivsemalt heategevusega tegelema. Ta asutas haiglaid eakatele ja orvudele, internaatkooli vaestele ja orvuks jäänud tüdrukutele ning isegi varjupaiga Pariisi kõige vaesematele elanikele. 1691 aastal otsustas Madame de Montespan taanduda õukonnaelust ja alustas kloostris Pariisis usklikku elu. Talle määrati kopsakas pension, 500 000 franki, mida ta kasutas teiste heaks. Oma pikal tagasitõmbumisel annetas Madame de Montespan suuri summasid haiglatele ja heategevuseks ning oli ka helde kunstide toetaja. Madame de Montespani elu viimased aastad olid pühendatud väga karmile patukahetsusele ja viimase patukahetsusena palus ta oma mehelt andestust ning et mees temaga taas ühineks, kuid mees keeldus. Ometi kuulutas ta enne surma kummalisel kombel oma armastust Montespani vastu ja nimetas ta oma pärandi testamendi täitjaks. Madame de Montespan suri 27. mail 1707, olles 66-aastane, tõenäoliselt südamehaiguse tõttu. Päevadel enne oma surma oli ta vaheldumisi teadvusel ja teadvuseta ning tal oli väga raske hingata.
Enne oma surma palus ta kõigilt andestust. Tema viimane sõna oli andestust. Seda jutustas teile History Profiles. Kirjelduses allpool on link minu kanalile. Ja ärge muretsege, Forgotten Lives on tagasi juba järgmisel nädalal uue videoga. Head aega!